Alustame teadmisest, et päike kiirgab maale valget valgust, mis koosneb erineva energiaga valgusosakestest. Inimese närvisüsteem tekitab olenevalt valgusosakese energiast nägemisaistingu, mis vastab kindlale värvile. Kui päikesevalgus langeb näiteks punasele roosile, siis kindla energiavahemikuga valgusosakesed peegelduvad ja ülejäänud neelduvad roosiõies. Peegelduvad just sellise energiaga valgusosakesed, mis silmavõrkkestale langedes tekitavad punasele värvile vastava nägemisaistingu. Kuid mis määrab energiavahemikku, mille korral valgusosakesed roosi kroonlehtedelt peegelduvad? Õie punane värvus tuleneb temast sisalduvatest pigmentainetest, mille aatomite struktuur on just selline, et neilt peegelduvad ainult punast värviaistingut tekitavad valgusosakesed. Seega ei ole roosiõies sisalduvad aatomid punast värvi, vaid nad suudavad valget valgust niiviisi mõjutada, et õitelt peegelduvad vaid punast värviaistingut tekitavad valgusosakesed. Värvuse omistab lilleõiele inimese närvisüsteem valgusaistingu tulemusel. Seega on meil vaja valgust, et näha maailma värvilisena.